Aga we're done. Teema, millest me täna arutame, on sotsiaalmeedia tantsijana, tantsuõpetajana, tantsukoolina, mis on oluline info, mida seal jagada, mis niivõrd mitte ja mis on selle plussid ja miinused. Ma usun, et noore tantsijana on väga oluline just rõhk treeningul ja sellel, et kogu sinu nii-öelda treeningu sisu ja jagamine ei pea olema niivõrd nähtaval. Jah, muidugi on hea aeg-ajalt seda salvestada, jagada enda sõpradele, millega sa tegeled, kuid sellel ei ole nagu nii oluline osa, et sa pead seda kogu aeg kellelegi jagama ja näitama. Just sellepärast, et tegelikult me ju treenime enda jaoks ja meie areng tuleb sellest, kui me treenime, mida vanemaks me saame, mida paremaks tantsijaks me saame, seda rohkem on meil võimalik ennast kajastada ja võib-olla olulisem panna üldse midagi ülesse sotsiaalmeediasse. Nagu ka hip-hop kultuuris, siis see ongi kõik jagamine. Me lähme tantsimas, me tahame omavahel jagada energiat, me tahame omavahel jagada teadmisi, tunnet, koos olemist. Siis ka mingis mõttes seda saab teha läbi sotsiaalmeedia. Sa saad jagada oma seda tunnet, mis sul tekib tantsides, näidata teistele, mis sa teed ja mis on väga lahe ja oluline jagada seda, mis sulle meeldib teha. Küll aga ei pruugi see alati olla vajalik, et ei tekiks see, et sa hakkad tantsutundides käima selleks, et saada sealt seda videot, et panna seda sinna ülesse. Et ikkagi oluline rõhk jääks sellele, et sa ise tantsijana areneksid ja vahel ka jagad seda mõnusat feelingut ja tunnet, aga ei pea siis käima nii-öelda sellepärast tantsutunnis, et saada seda videot. Et see nagu rõhk oleks õige koha peal, et miks sa seda teed. Miks on sotsiaalmeedia siis hea sulle kui artistile, sulle kui tantsijale, on see, et kui sa juba oled sellises eas või tasemel tantsija, keda oleks hea näiteks palgata mõne projekti jaoks või sa otsid ise endale tööd või sa tahad ennast nagu niimoodi panna juba sinna staadiumisse tantsija või õpetajana, et sa soovid tööd teha sellel alal, siis ongi oluline, et sul oleks nähtavus ja kogu see materjal, mis sa sinna siis paned, võiks olla ka natukene nagu läbimõeldud, et ta oleks piisavalt kvaliteetne. Soovid saada kuhugile kooli sisse või kuhugile kompaniisse või kruusse või mis iganes, siis on ülihea, kui sul on olemas juba selline portfoolio, kus siis teised saavad sinuga tuttavaks, näha, milline on sinu käekiri, milline sa inimesena oled, kas sa kajastad ennast seal ka võib-olla natukene lihtsalt rääkides või oleneb siis, kuidas sa enda konto oled nii-öelda üles ehitanud, aga ongi ülihea lihtsalt selleks, et tekitada endale üle maailma tegelikult nähtavust, isegi kui sa näiteks paned sinna ainult eestikeelset contenti, siis ju tants või tantsuvideod on ju ükskõik mis keeles nähtavad kõikidele, kellel on nägemis- ja kuulmisvõimalus. Nii et esiteks nähtavus, teiseks ongi selline nagu connecting, et keegi võibki sind siis tänu sellele nähtavusele avastada ja vaadata, et okei, see mingi tüdruk või see poiss, ma tahaks temaga teha koostööd või ma tahaks seda kutsuda õpetama või ma tahaks seda kutsuda osalema näiteks mingisse tantsuetendusse ja nii edasi ja nii edasi. Samuti on sotsiaalmeedia plussiks see, et me saame üksteist motiveerida, inspireerida, et siis ma saangi ennast ka kuidagi natukene sellega võib-olla nagu utsitada ja motiveerida, et nii lahe, ta teeb seda ja ta näeb nii palju vaeva ja ma tahan ka nüüd teha ja ma tahan ka nii palju vaeva näha ja lihtsalt võib-olla ka nii-öelda erinevaid liikumisviise nii-öelda jagada ja näha, kuidas keegi teine midagi teeb. Samuti on, ma arvan, selline kuuluvustunne, et siis me nagu tunneme, et keegi kuskil teeb ka midagi ja näeb ka sama palju vaeva ja et ma ei ole üksinda sellel teekonnal. Tantsijaid ja koreograafe ja artiste on väga palju, kes kõik proovivad teha enda asja omamoodi, enda liikumiskeelega ja ma arvan, et see on nagu väga tore näha, mida teised inimesed ka teevad ja siis nii-öelda nagu toetada üksteist sellel teekonnal. Üks asi, mis on võib-olla sotsiaalmeedia suureks miinuseks, on võrdlemine, et tihtipeale me lähme võib-olla tunneme ennast kuidagi madalalt mingis hetkes ja lähme siis lihtsalt vaatame neid videoid ja mõtleme, et aga kuidas tema nagu nii hästi suudab ja miks mina ei saa ja miks nemad on nii ägedad ja neil on nii palju võimalusi, aga miks minul ei ole.
et selline negatiivne pool võib tulla ka sellest võrdlemisest ja nii-öelda hakkad ennast nii-öelda siis madalamale panema, et ära siis seda tee, vähemalt proovi mitte teha, aga jah, see on kindlasti üks koht, mis võib natukene miinuseks olla. Siis teine asi, mis sotsiaalmeedia puhul on trendid, ehk siis tihtipeale, kui hakatakse tegema mingeid trende, siis teised tantsijad tahavad sellele järgneda ja minu jaoks kaob ära sealt tagant artistlikkust, loomingulisus, mis on sinu tantsukeel, kuidas sina ennast väljendaksid ja ei teeks asju niimoodi, nagu teised inimesed neid teevad. Ehk siis trendid on kohati nagu võib teha, et tõmmata endale rohkem võib-olla tähelepanu ja reach'i, aga samas siis kaob sealt tagant ära see kunstiline pool. Lisaks, kui sa lood endale näiteks, ma ei tea, Instagrami konto, siis ilmselgelt sa tahad seda teha hästi, eriti kui sa teed seda sellele eesmärgil, et ennast kajastada professionaalselt, siis see on väga ajanõudlik, see sisu tootmine ja kvaliteetse sisu tootmine, piltide tegemine, et ühesõnaga see võtab väga palju aega, et seda teha väga hästi, nii et see võib ka olla kohati miinuspooleks. Et fookus ei kaoks ära sellelt, et sa ikkagist ju oled tantsija ja sa tegeled sellega ja sa paned sinna oma rõhku, mis ei tähenda, et sul ei võiks olla mitu hobi ja oskust, nagu mul. Ja tihtipeale sinu nähtavus sõltub erinevatest algoritmidest ja nendega tutvumine ja arusaamine, kuidas nad töötavad, võtab jällegist väga palju aega ja arusaamist ja süvenemist sellesse. Seega ja selle enda sotsiaalmeedia kajastamine on aeganõudev, nii et pigem võta assistent selle jaoks või siis, kui sulle meeldib seda teha, siis tee seda ise. Aga jah, jäta meelde siis, et kõik need negatiivsed asjad sind alla ei tooks ja sa läheneksid neile teadlikult ja sa saad aru, et ennast võrrelda teistega ei ole mõtet. Tee enda asja, hoia pea kõrgel, treeni, inspireeru ja lihtsalt jää iseendaks. Võib-olla lõpetuseks lisaksin veel ühe mõtte, et me ise valime, kuidas me ennast inimestena presenteerime, mida me paneme endast ülesse, sotsiaalmeediasse, mida me ei pane ülesse, kuidas me oleme tiimikaaslasena, kuidas me ennast tunnisideselt sõpradega, perena presenteerime, hoiame, näitame, kuidas me mõtleme, et see on kõik meie enda teha ja ma arvan, et see on väga oluline, et me inimestena mõtleksime läbi. Nii et mõtleme selle peale, milliste inimestena me tahame ennast näidata ja mitte ka ainult näidata, vaid millised inimesed me tahame olla. Kuidas me saame olla edukad ja millised on need kvaliteedid, et inimesed tahaksid meiega koostööd teha, eriti kui me tegeleme sellisel alal, nagu on tants, kus me peame pidevalt tegema koostööd, et kuidas sa ennast teistele presenteerid ja kuidas sa tahad, et inimesed sulle ennast presenteeriksid ja käituksid ja millise energia sees olla. Nii et lihtsalt siuke väike mõttekoht siia lõppu ja see ongi kõik.